Raamatute lugemise hind ei seisne ainult nende rahalises maksumuses, vaid palju enam on oluline, milline on selle mõju meie elule ja reaalsusele, kui me otsustame raamatuid mitte lugeda. Selle teema üle mõtiskledes ilmneb kiiresti, et raamatute lugemine on investeering meie vaimsesse, emotsionaalsesse ja intellektuaalsesse arengusse, mida ei saa mõõta ainult rahas. Esiteks, raamatud avardavad meie teadmisi ja laiendavad meie maailmapilti. Lugedes erinevaid teoseid saame teadmisi ajaloost, kultuuridest, teadusest, kunstist ja paljust muust. Need teadmised aitavad meil paremini mõista maailma ja teisi inimesi. Kui me otsustame mitte lugeda, jätame kasutamata võimaluse õppida ja areneda, mis võib meid piirata nii isiklikus kui ka professionaalses elus. Näiteks inimene, kes loeb palju ajalooraamatuid, võib omandada sügava arusaama mineviku sündmustest, mis aitab tal mõista tänapäeva maailma ja selle probleeme. Teiseks, lugemine arendab meie kriitilist mõtlemist ja analüüsioskusi. Raamatud esitavad tihti keerulisi teemasid ja probleeme, mis nõuavad meie poolt süvenemist ja mõtlemist. Selle protsessi käigus areneb meie võime kriitiliselt hinnata informatsiooni ja teha teadlikke otsuseid. Kui me ei loe, jääb see oluline oskus vähesel määral arendamata, mis võib muuta meid haavatavamaks desinformatsiooni ja manipuleerimise suhtes. Näiteks ilukirjanduse lugemine, mis sageli tegeleb inimloomuse ja moraalsete dilemmadega, võib aidata meil paremini mõista ja analüüsida keerulisi eetilisi küsimusi. Kolmandaks, raamatud pakuvad emotsionaalset tuge ja aitavad meil mõista enda ja teiste tundeid. Läbi lugemise saame kogeda erinevaid emotsioone ja olukordi, mis aitavad meil paremini mõista oma tundeid ja empaatiat teiste vastu. Raamatud võivad olla lohutavad ja inspireerivad, pakkudes meile uusi vaatenurki ja lootust rasketel aegadel. Ilma raamatuteta võime kaotada selle väärtusliku tugi ja mõttekaaslase, mis aitab meil tulla toime elu väljakutsetega. Näiteks eneseabiraamatud ja elulood võivad pakkuda väärtuslikke nõuandeid ja inspiratsiooni, kuidas ületada raskusi ja leida eneses motivatsiooni. Neljas ja võib-olla kõige olulisem aspekt on see, et lugemine rikastab meie elu kultuuriliselt ja vaimselt. Iga raamat on aken uude maailma ja uude kogemusse, mis võib muuta meie elu sügavalt ja püsivalt. Lugemine aitab meil arendada sügavamat seost inimkultuuri ja loominguga, mis omakorda rikastab meie isiklikku identiteeti ja kuuluvustunnet. Kui me ei loe, jääme ilma sellest rikkusest ja võimalusest kasvada inimesena. Näiteks klassikalise kirjanduse lugemine võib pakkuda sügavaid arusaamu inimloomusest ja elu mõttest, mis aitavad meil leida oma kohta maailmas. Kokkuvõttes on raamatute lugemine hindamatu väärtusega tegevus, mis avardab meie teadmisi, arendab kriitilist mõtlemist, pakub emotsionaalset tuge ja rikastab meie elu kultuuriliselt. Raamatute mittelugemine tähendab loobumist nendest olulistest hüvedest, mis võivad oluliselt mõjutada meie elu kvaliteeti ja arengut. Seega, kuigi raamatute ostmisele kuluv raha võib tunduda märkimisväärsena, on veelgi suurem see hind, millest me ilma jääme, kui otsustame neid mitte lugeda. Aitäh ja peatse kuulmiseni!